Tere, mina olen Grete Koho ja minu peamiseks tööülesandeks on Swedbankis jagada rahatarkust erinevatele vanuserühmadele läbi erinevate tegevuste. Me oleme täna siin Swedbanki uues peamajas Tallinnas Arteris ja te näete minu selja taga interaktiivset rahatarkuse keskust, mis on siis mõeldud kooligruppidele. Nii et anna enda õpetajale info edasi ja tulge koos Eesti esimesse interaktiivsesse rahatarkuse keskusesse külla. Aga täna me räägime hoopis teisel teemal. Täna me räägime, mis peitub sotsiaalmeedia luksusliku elu taga. Ehk siis me räägime sellest, miks see teema on üldse oluline, kuidas luuakse näilist luksuslikkust sotsiaalmeedias, miks seda luuakse ja kuidas tarbitav sisu võib mõjutada nii sinu heaolu kui ka sinu rahakäitumist. Tule minuga kaasa. Nii, kui te mõtlete korraks selle peale, et kui te tarbite ka sisu igapäevaselt sotsiaalmeedias, kas te näete sotsiaalmeedias mõnda inimest, kes jagab enda elu raskemaid hetki? Mõtle korraks selle peale. Mulle tundub ja ka uuringud näitavad, et sotsiaalmeedia näitab ainult elu parimaid hetki. Madalpunkte ei kajasta seal peaaegu et keegi. Ehk siis sotsiaalmeedia on täna kui eksklusiivne koht. Kõik tahavad samastuda sellega, mida sotsiaalmeedias näidatakse, sest luksus on turundus, mitte päris elu. Mõjuisikud kujundavad tugevalt luksuskaupade ostmist ja kui nemad mõjuisikud püüavad meid mõjutada, siis meie tahame ka seda osta. Ja noored kujundavadki täna enda identiteeti selle järgi, mis firma rõivad neil parasjagu seljas on, mis firma käekotti nad parasjagu kannavad. Vaatame korraks ka sisse, kuidas sellist luksuslikkust siis sotsiaalmeedias näidatakse meile. Näiteks mõjuisikud rendivad endale auto, luksusauto, teevad sellega paar sotsiaalmeedia klippi ja annavad selle auto tagasi. Selline 1-2 tundi. Samamoodi privaatlennukid. Seda küll ei ole Eestis, aga näiteks USAs on väga levinud mõjuisikute seas sellised stuudiod, kus on siis privaatlennukid, mis ei tõuse õhku, vaid see on näiline stuudio. Sotsiaalmeediast filmitakse sotsiaalmeedia jaoks vajalikud klipid ära ja samamoodi lahkutakse stuudiost ja pannakse need klipid ülesse ja meile tarbijatele jääb tunne, et vau, kus sellel mõjuisikul on raha, ta sõitis just eralennukiga. Päriselt see nii ei ole. Samamoodi erinevad Chanel'i või Louis Vuittoni või YSL-i disainrõivad, disainkäekotid, erinevad aksessuaarid ja kingad. Neid kõiki renditakse. Seda saab ka teha juba täna Eestis. Ehk siis paljud mõjuisikud ka Eestis rendivad täna endale rõivad ja annavad need tagasi. Iseenesest rent ei ole paha mõte, sellepärast et taaskasutus ja jätkusuutlikkus ja see kõik on ju justkui moes, et sa ei pea endale riidekappi ostma rõivast, et seda ühel korral kanda. Aga mis sotsiaalmeedias tehakse, mõjuisikud panevad postituse all, toovad välja enda meikari, toovad välja kleidi, autori ja kõik selle justkui näitaks, et see on nende enda oma. Päris nii see ei ole. Ja samamoodi kindlasti oled sotsiaalmeedias kohanud erinevaid klippe selles, kuidas mõjuisikud mõnulevad kuskil villas, Infinity Pooli ääres. Samamoodi neid villasid lihtsalt renditakse, kas siis 1 ööks või paariks tunniks, tehakse enda imelised sotsiaalmeedia klipid ära ja lastakse jalga. Ja kindlasti oled kokku puutunud ka sellega või tabanud ennast mõttelt, et miks osadel mõjuisikutel on nii palju jälgijaid. Seda võid ka kohata Eestis, näiteks Brigitte, Susanne Hunt või Mallukas. Miks neil on nii palju jälgijaid? Ja kindlasti oled ka kuulnud arutelu selle ümber, et paljud mõjuisikud ostavad endale jälgijaid, et mõjuda usutavamalt. Ehk siis see kõik, mida sa sotsiaalmeedias näed, ei ole päris selline, nagu sulle esmapilgul paistab. Oluline on piiluda kulisside taha. Nii, aga mõeldes nüüd korraks selle peale, et
mis te arvate, miks inimesed loovad sellise kuvandi endast? Miks meil on vaja ennast kogu aeg tõestada ja elada selliselt, mida meie tegelik elu ei võimalda? Me sotsiaalsete olenditena vajame pidevalt teiste heakskiitu, me vajame toetust ja tunnustust. See on täiesti normaalne. Samamoodi näitavad uuringud, et selline perfektsionismi levik on väga-väga levinud ja selle keskmes on just ootus, et selle keskmes on ootus täiuslikule inimesele. Ja sotsiaalmeedias on väga-väga lihtne sellist kuvandit endast luua. Me oleme inimestena muutunud kameelioniteks, mul meenub kohe Rapuntsel, kameelion väga hea paralleel, kohandades siis oma imagot vastavalt sellele, mida parasjagu väärtustatakse ja just sotsiaalmeedias on selline väline ilu, sinu väline luksus, sinu väline imidž väga-väga lihtne tekitada, siis sellesse on just sotsiaalmeedias väga lihtne sobituda. Ja sotsiaalmeedias saab enda staatust nii kiiresti kujundada, mistõttu, kui sa paned juba ühe luksusliku riideseme endale või ühe kalli brändi käekoti endale käevarna, siis sa juba saadki justkui näilist luksuslikkust teistele näidata. Ja sellised suurejoonelised postitused, näiteks peesitad villas basseini ääres, saavad suurejoonelisi reaktsioone. Ehk siis selline, paned pildi ülesse ja selline väga kiire nauding kipub ruttu tulema. Ja sa tahad seda veel ja sa tahad seda veel. Ehk siis selline dopamiinilaks on kiire tulema ja seda just sotsiaalmeedias on hea lihtne teha. Ja see soodustab sellise käitumise kujundamist. Sa tahad veel, siis sa mõtled, et ma prooviks mingit vinget autot, ma prooviks seal ühe klipi teha. Ma vaatan, kuidas see mõjub sotsiaalmeedias, saad jälle kiiresti oma naudingupaugu kätte ja siis nii see pall veerema hakkabki. Kuhu see meid viib või mis on selle tagajärjed? Paljud uuringud näitavad, et noored on tunnistanud, et sotsiaalmeedia paneb neid kulutama raha, mida neil tegelikult ei ole. Ehk siis ilusat elu ostetakse tihti erinevate laenude, näiteks krediitkaardi võla või mõne väikelaenu arvelt. Ehk siis sellist praegust luksuslikust ostetakse tuleviku arvelt. Ja kõige suurem risk selle juures on see, et noored hakkavad elama üle oma võimete ja kui meie kõigi noorte eesmärk on ühel hetkel osta endale päris esimene kodu, siis see unistus või eesmärk lükkub aina kaugemale ja seda just sellepärast, et me proovime sotsiaalmeedias praegult luua kiiret ja luksuslikku imidžit endast, aga see kõik tuleb meie tuleviku arvelt. Ehk siis sotsiaalmeedia utsitab meid siis kulutama raha, mida meil tegelikult ei ole ja seeläbi meie tuleviku unistused siis lükkuvad aina kaugemale. Ja paralleelselt sealhulgas väheneb meie kindlustunne ja selle säästude, mida me võiksime siis kõrvale panna säästude asemel, kuhjuvad kohustused, mis siis ühel hetkel muutuvad väga koormaks. Ja samamoodi sotsiaalmeediast tingitult sa võid endale panna peale sellise surve, nii-öelda ebarealistlikud ootused iseendale. Mõjuisik annab sellist kleiti, ma tahan ka endale, see maksab 1000 eurot, minu sõbral see on, minul ei ole, sa hakkad ennast teistega võrdlema, sul tekib see tunne, et sa ei ole piisav, sellepärast et sa ei saa endale lubada seda, mida sa sotsiaalmeedias näed. Väga palju on selliseid näiteid just erinevate meigitoodetega või erinevate, spordijookidega. Et selliseid näiteid on küll ja veel, et tekib selline võrdlusmoment. Ja siis lisaks see rahaline surve, ehk siis sul ei ole seda raha, aga sa pead selle toote endale saama, sest sotsiaalmeedias kõigil see on, et kuskile kuuluda ja siis kas laenude arvelt või siis enda tulevikusäästude arvelt võtad selle, et elada praegult head elu ja mitte mõelda siis tuleviku peale. Kuidas siis tervislikult sotsiaalmeediat tarbida? Esiteks,
teadvusta endale, et sotsiaalmeedia platvormide eesmärk ei olegi hoida meiega tervislikku suhet. Sotsiaalmeedia platvormidel ei ole vahet, kas see sisu, mida sa tarbid, on sulle kasulik või mitte. Sotsiaalmeedia platvormide algoritmid toimivad niimoodi, et kui sina jälgid kogu aeg mingit ühtemoodi sisu, siis nemad toodavad seda sisu sulle aina rohkem peale, olenemata sellest, kas see viib sind kuidagi edasi või tõmbab sind alla. Nende eesmärk on see, et sa võimalikult palju nende platvormidel aega veedaksid. Samamoodi vali teadlikult, keda sa jälgid. Kas see sisu inspireerib sind ja paneb sind tegutsema või hoopiski tekitab sulle halba enesetunnet ja teistega võrdlemist? Siis tasub sellest eemalduda. Ja pea meeles ka seda, et see, mida sa sotsiaalmeedias näed ja millist sisu sa tarbid, paljud mõjuisikud saavad need koostööd endale, saavad need tooted ja teenused tasuta ja nende eesmärk ongi just sulle, tarbijale, see toode või teenus maha müüa kallilt. Ja mõtle ka selle peale, et mis emotsiooni ma sotsiaalmeediast otsin. Kas ma otsin tähelepanu? Kas ma otsin kuuluvustunnet? Kas ma otsin elevuse tunnet? Ja mõtle, kuidas sa saad seda tunnet tekitada päriselus. Kas sa lähed sõbra või sõbrannaga kohvikusse või sa lähed hoopiski mere äärde jalutama? Mõtle selle peale täna õhtul kodus. Mida ma sotsiaalmeediast otsin? Mis tunnet ma sealt otsin? Ja teine kodune ülesanne, vaata üle oma jälgijad või keda sina sotsiaalmeedias jälgid. Kas see sisu aitab sind edasi või pigem tõmbab sind alla, paneb sind halvasti tundma, paneb sind kulutama raha, mida sa tegelikult võiksid koguda enda tuleviku arvelt? Mõtle sellele. Ja kuidas olla seejuures ise rahatargem? Kuidas mitte lasta endast sotsiaalmeedia mõjutustest mõjutada? Esiteks, see kõik algab rahaliste eesmärkide seadmisest. Sea endale rahalised eesmärgid. Eesmärgid võivad olla nii lühiajalised, eesmärgid võivad olla nii pikaajalised, aga eesmärgi juures on kõige olulisem see, et see oleks sulle isiklikult oluline ja sa päriselt tahaksid selleni jõuda. On see siis näiteks kodu ostmine, on see suvel lisaraha teenimine kooli kõrvalt, kui on koolivaheaeg. Et mõtle selle peale, mis on sinu päriselt rahaline eesmärk. Kui meil puudub eesmärk, siis me rapsime hästi palju tühja ja kuidagi käime sihitult ringi. Ehk siis mõtle enda eesmärgi peale ja eesmärgi aitab sul sõnastada SMART eesmärgi mudel. Seejärel me peame alustama rahalise vundamendi loomisest ehk siis eelarve tegemisest ja eelarve tegemise juures on kõige olulisem see, et see kõigepealt, kui sa esimest korda eelarvet teed, see kõigepealt vaatad tagasiulatuvalt, näiteks kuhu kulus minu märtsikuu raha ja seejärel teed alles aprillikuuks eelarve. Kõigepealt sa pead aru saama, millised on sinu kulud ja tulud üleüldiselt ja siis sa saad hakata tegema ettevaatavat plaani ehk siis eelarvet. Ja kui sa esimest korda eelarvet teed, siis ole endaga helde, kiida ennast selle eest, et sa üldse eelarvega algust oled teinud ja võta sealt kaasa kõige paremad võimalikud variandid, kuidas eelarvet järjepidevalt siis teha. Ehk siis eelarve peab toimima sinu jaoks, eelarve pead kogu aeg muutma vastavalt siis enda kulutustele, et eelarve ei ole midagi, mida sa teed valmis ja unustad ära, vaid see kogu aeg peab käima sinuga siis kaasas. Pane alati mingi osa rahast kõrvale. Soovitatav on säästa vähemalt 10% sissetulekust. Näiteks kui sa teenid või saad taskuraha 10 eurot kuus, siis 1 euro kõrvale panna on ju täitsa tehtav. Ja kõige olulisem noorena ei olegi kõrvale panna suuri summasid, vaid pigem, et sul tekiks üldsegi harjumus raha kõrvale panna ja päeva lõpuks väikestest summadest kasvavad kokku suured summad. Proovi teenida ka lisaraha.
kas sa näiteks aitad vanematel suvel taarat ära viia või aitad vanematel teha mõne suurema suvise töö ära, näiteks aia värvimine, ja proovige leida omavahel kokkuleppele, et kas kuidagimoodi oleks võimalik seda tasustada. Samamoodi mina käisin näiteks noorena maasikaid korjamas, herneid korjamas, et selliseid suviseid tööampse on küll ja veel. Ja katseta väikeste summadega raha kasvatamist, ehk siis proovi panna raha kasvama. On olemas erinevaid investeerimisvõimalusi, näiteks Swedbankis on olemas investeerimisakadeemia ja portfellimäng. Investeerimisakadeemia aitab sul 10-osalise mooduli abil siis investeerimise puhul kõik õppida, ehk siis selline teooria pluss praktika, ja portfellimäng aitab sul mängurahaga siis või võimaldab sul mängurahaga läbi teha siis erinevad investeeringud, osta aktsiaid ja vaadata, kuidas nende hind ajas siis tõuseb või langeb. Ja pea siis seejuures meeles, et tõeline edukus ja luksus Pea siis seejuures meeles, et tõeline edukus ja luksus võrdub rahaline kindlus pikaajaliselt, mitte lühiajaliselt. Aitäh!